tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaladele. Tänala on sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laan ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii kalad, aga vaatame selle lugemise peamist energiat, millest see lugemine lähtub ja siis mõjutaja ka kõrvale, ristav energia ka kõrvale kohe. Nii, keisrinna kaart ja mõjutaja. Mõõkade rüütel. Nii. Alateadvuse energia. Sauade rüütel. Möödunu, mis mõjutab seda situatsiooni. Nii, mingi stress on olnud siin. Mõõkade 9. Teadvuse energia. Kuukaart. No kaladele võib selles mõttes kuukaardi andeks anda, sest see on kalade enda energiakaart. Aga lihtsalt see kuukaart praegu tuleb kõikides lugemistes ja korduvalt välja. Nüüd lähitulevik, mis mõjutab veel üks rüütel. Näete, 3 rüütlit siin rivis. Müntide rüütel. Kuidas sa ennast tunned? Sauade 7. Keskkonnamõju. No, natukene ärev keskkond ka siin, mõõkade 8. Mõni nõuanne või hoiatus, no tähistamine, pidutsemine. Karikate 9 soovide täitumine. Ja potentsiaalne tulemus, karikate 2. Nii, aga hakkame siis otsast minema. Keisrinna on siin selle praeguse lugemise peamine olemuskaart. Hästi selline, ma loon väärtusi tulevikuks energia minu jaoks. Väga naiselik energia. Võibki näidata sellist naist või ema või viljakust või produktiivsust. Energia, kus on selline soovide elluviimise energia. Sensuaalsus võib olla, hoolitsemine, empaatiline energia, külluse energia. Näitab ka tingimusteta armastust. Näitab ka vajadust, et minu eest hoolitsetaks, mind poputatakse, samas keisrinna hoolitseb oma lähedaste eest. Hästi särava energiaga kaart on see, tõmbab armastust ligi, tõmbab tähelepanu ligi, märgatakse ja see on ka võime luua midagi, võime kasvatada midagi, võime saavutada midagi, selline hästi soovide reaalseks muutmise energia. Sest keisrinna nagu tahab siia ilma midagi tuua. Et selline toitev, kosutav energia on nõus pingutama, aga ainult asjade eest, mis on tema jaoks väga väärtuslikud ja olulised. Keisrinna teab ka enda väärtust. Keisrinna ei muuda ennast kellegi heaks, vaid ma olengi armastust väärt täpselt sellisena, nagu ma olen, selline tugev energia. Nüüd mõjutaja on seal mõõkade rüütel. Seal on kiired muutused võib-olla ja mõõkade rüütel näitab minu jaoks sellist kiirust. Sellist kärsitust. Ma tegelikult tahan, et need asjad kiiremini realiseeruks, minu soovid kiiremini täituks. Seal on ka sellist otsusekindlust ja resoluutsust, et siin võib olla justkui keisrinna tahab teha asju omas tempos, sest millegi saavutamine võib võtta aega. No, et siin on võrreldud selle lapse ootusega, et siin on ette nähtud aeg, 9 kuud ma ootan, et see saaks realiseeruda, on ju. See minu soov, et ma saaksin seda siia ilma tuua. Aga kuidagi see mõju on seal, et kõik kiiremini, kõik nagu sellist kiirust on taga, et nii, nüüd kohe, mul on vaja nüüd kohe siht ja siis see oleks kuidagi natuke selline vastutuult liikumine. Et ma kuidagi on võib-olla keeruline teatud asju tagant kiirustada, et need juhtuksid kiiremini, et need juhtuvad siis, kui on nende õige aeg. Jah. Siin on midagi, millega kalad
tahavad välja tulla, jah, ma võin tahta, et need asjad või seal on mingisugused muud mõjutajad, et need asjad juhtuksid kiiremini. Keegi võib teha plaane või sa ise tahad teha plaane, sest mul on energiat, mul on julgust, mul on riski võtmise julgust ka. Siin ei tohi, siin on natukene sellist nagu üle, ma ei tea, nagu see öeldakse üle laipade minemine, aga siin on see, et kellelgi on siht ja ma muudkui lähen ja ma muudkui tahan ja see peab olema, et sellepärast on see vastutuult minek, idee ja kohe. Aga siin keisrinna on pigem, see ongi mõjutaja siin juures, see kiirus on ju. Keisrinna on selline küpsev energia, kus iga asi omal ajal ja õigesti, sest ma tahan midagi väärtuslikku siia tuua, midagi väärtuslikku saavutada ja ei saa võib-olla kiirustada. Sauvade kuus minu jaoks näitab, et mul on kindel soov väljuda sellest lahingust võitjana. Siin on väljakutsed, aga see peab ka välja paistma, et ma tulin sellega toime. Kuidagi selline energia on, et see peaks nagu paistma välja, et ma olen seda kiitust väärt, ma olen tunnustust väärt, kuidagi satun tähelepanu keskmesse. Ja siin võib olla selliseid väljakutseid, natuke selline draama energia võib siia eelnenud olla, aga ma tahan tulla edukalt siit välja, et keisrinna on hästi keskendub sellele, et ma tean, mida ma väärt olen ja keisrinna ei nagu torma igasse lahingusse, ta valib väga, mille nimel ma pingutan, mille nimel mitte, mis on väärt ja mis mitte. Et väga selline naiselik lähenemine võib-olla, aga nagu tark ja enesekindel energia, selline sensuaalne ka. Aga siin alateadvuses on, ma pean olema vapper. Ma pean olema julge, et minu jaoks sauvade rüütel on minu lihtsalt kõige vapram ja julgem rüütel, kes ma nagu tean, et kui ma soovin, et minu unistused, minu soovid täituksid, siis ma pean natuke ennast ületama. Ja ma pean nagu kuidagi selline inspireeritud olemise energia, adrenaliini on siin ka ja kuidagi tegutsemistahe, et ma tean, et ma pean selle nimel nagu pingutama, selle nimel võib-olla riske võtma ja tegutsema, kui ma tahan seda saavutada. Et kui on midagi, mida ma soovin, siis siin on see energia, et südames ma tean, et ma pean selle nimel ka võib-olla riskeerima, olema vapram, julgem, vähemalt näo ette tegema. Et reaalseid samme astuma, et mis võib olla minu mugavustsoonist väljas ja reaalseid samme astuma. Et sauvade 2 on võimaluste leidmine, see on natuke selline seikluse energia, et mida mu süda siis ihkab, millise teema valin. Valikute koht, siin on selline ootamatud olukordadega, ma tean, et ma pean tegutsema. Siin on selline teadmine situatsiooni osas, et ma pean reaalseid samme astuma, et see minu soov või mingi vajadus, mis iganes, saaks üldse võimalikuks. Siis kuidagi on siin see, et parim leevendus nagu väljakutsete raskustega toime tulla ongi teha plaane ja tegutseda inspiratsiooni ajal. Sest muidu ongi see, et ma südames tean, et kas ma ainult unistan või hakkan reaalselt oma unistuses elama. Kuidagi ma olen hästi avatud võimalustele. Et nagu valmis reaalseid samme astuma. Et kuidagi selline tuline tegutseja energia ja ma südames tean, et need asjad tehtud saaks, siis ma pean ka siin reaalse sammu astuma. Nüüd mõõkade 9 on möödunu energia, et just kui ma olen olnud kuidagi oma mõtetega natukene võib-olla hädas, sest mõõkade 9 on minu jaoks energia, kus on sellist ärevust ja võib-olla ka hirmu ja raskust, et vahel ma tunnen, et ma olen justkui sinna põhja, millega osad lausa sinna põhja jõudnud ja ma kardan natuke või ma ei tea, kuidas siit välja saada, et öeldakse. Et see välja ronimine sealt on ka väga keeruline. Seal võib näidata, et ma näen mingit situatsiooni, et seal tulevad ainult negatiivsed värvid välja, et kuidagi raske on näha selles asjas seda head. Ja
et seda valgust seal justkui siin mineviku energias ongi, et kus see valgus nüüd seal tunneli lõpus siis on. Et mingid asjad mind suisa on siin vaevanud, et ei lase mul nagu rahus olla ja selline väga ärev energia on. Karikate kuninganna, minu jaoks situatsioon, mis tõesti teeb mind väga tundlikuks, et lisaks sellisele ärevusele on siin selline habras, et see läheb mulle korda, sest karikate kuninganna minu jaoks energia, järelikult minus on tohutu empaatia ja ma tõeliselt siiralt hoolin. Siin on tundlikkus, tundlik süda on hästi tundlik millegi osas siin juba minevikus olnud. Ja ma vajan tegelikult mõistmist, ma vajan kaastunnet. Mul on võib-olla vaja, et keegi hoiaks ja hooliks, et selline energia on. Või siis see on kaladele võib-olla keegi, kes on sellises situatsioonis, keegi sinu lähedastes, et kas sina ise või siis keegi lähedane. Et see võib näidata väga suurt läheduse vajadust, tegelikult mõistmise vajadust, et mingi keerulise situatsiooniga toime tulla. Sest siin juhindutakse väga tunnetest. Et hästi tundlik süda, et läheb väga korda, kas see situatsioon on väga selline, minu jaoks väga-väga tundlik. No kuukaart on see teadmiste kaart. No kalade puhul võiks öelda, et ma tean, ma tahan tunda iseendana ennast. Ja ma tahan tunda enesekindlalt, aga siin ma tunnetan, et pigem on tegemist selle kuuga ja kuu on illusioonide kaart. Kuu on kaart, kus on jälle just see, et miski tõmbab oma tähelepanu ja ma proovin väga teadlikult, et ma usaldan enda intuitsiooni, et ma proovin märgata kõike, mis, ma ei tea, nägemusi, sümboleid, metafoore enda ümber. Aga kuu näitab, et ma olen millegi osas ebakindel. Et see on tegelikult oma hirmudega silmitsi seismise energia. Midagi hirmutab mind. See on miski, mille osas kõik mu mõtted lähevad sinna. Et tihti jälle avastan, et ma mõtlen sellele ja see natuke midagi, mis on minu jaoks, kas on arusaamatu, seal on infot puudu, see on selline plokkide energia, kus on plokk ees. Ma ei mõista seda, ma ei mõista võib-olla mõnda inimest, ma ei mõista seda olukorda ja see on kuidagi natukene selles suhtes hirmutav, et ma ei näe, nagu see on selline tunne, nagu oleks saladusi, oleks sellist sosistamist, selline tunne on natuke. Et millegi osas, kas mind ei mõisteta või ma ei saa sellest situatsioonist ise ka aru. Loopplokke, maagikaart, teen ära. See on situatsioon, just kui mul on uus algus, uus teekond, uued võimalused. Mul on jõud midagi alustada, aga siin on hirm, sest ma ei näe, kuhu see viib, kuhu see uue alguse energia, uus peatükk, aga kuukaart, teadmatus, tundmatu uus algus. Natuke hirmutav uus algus võib olla, et maagikaart on tahtejõu energia, hästi võimas energia, manifesteerimise energia, mida ka tegelikult siin see keisrinna midagi tahab ilma tuua ja maag on ka, et vali vahendid, hakka tegutsema. Et seda tegutsemistahet tundub, et kaladel siin ka on. Et maag siin näitab, et midagi uut, suurt on minu ellu tulemus. Ja et ma pean ma proovin kogu fookuse, ma proovin keskenduda, ma proovin kogu jõu ja väe sinna anda, et saavutada seda ja maag ütleb, et kõik on võimalik, hakka tegutsema. Maag ütleb alati jah, tee ära. Sea oma siht, sul on selleks antud jõudu, sa saad sellega hakkama ja see on selline tegutsemise tahe, palju energiat. Kasuta justkui ära kõik olemasolev. Ja hakka pihta, hakka otsast minema. Nüüd positsioonil, et lähitulevik, mis kalasi mõjutab, on siin müntide rüütel. No, müntide rüütel on väga rahumeelne, on väga praktiline, väga aeglane energia. Et asjad selle müntide rüütliga ei liigu väga kiiresti. Aga see on selline usaldusväärne energia. Ta on aeglane, ta on töökas. Järjekindel energia, et lähiajal võib olla sellist töö tegemist, praktilisi asju,
muudkui sellised lahendan järjekindlalt ja kannatlikult neid. See võib olla asju, mida ma muudkui teen, sest see on selline vana rada, sisse käidud tee, ma tean, mida ma teen, ma muudkui olen seda korduvalt võib-olla ka teinud ja teinud. See on mulle tegelikult turvaline, võin kinnisilmi ka seda teha selline tunne. Aga siin on selline järjekindel pühendumine. See on küll aeglane, aga usaldusväärne. Siin võib olla ka sellist kokkuhoidlikkust, konservatiivsust. Enne mitu korda mõtlen läbi ja siis teen. Mõõkade 2 valikute osas. Siin võib olla osadel mõõkade 2 puhul ma vahel mõtlen, et ma olen jõudnud millega osas nagu ristteele ja ma tahaksin teha valikut, sest siin on mingi rada, mida ma olen harjunud kogu aeg käima. Aga ma justkui tahaksin, et asjad liiguksid või kas ma tahan või olen sunnitud. Et siin võib olla nii ja naa. Et justkui asjad on kogu aeg ühtemoodi, aga mõõkade 2 toob mingisuguse muutuse sisse. Ja mõõkade 2 ja kuu ei näe selgelt, seal on midagi puudu. Et justkui on veel midagi tähtsat, mida ma peaksin enne näiteks otsuse tegemist teadma. Et hästi raske on selle energiaga näha tervikpilti. Kuidagi mõjutavad siin midagi. Et siin on tohutu potentsiaal midagi uut alustada, aga mingi info on justkui peidus minu jaoks ja see muudab olukorra raskeks. Mõõkade 2 puhul võib olla ka mõjutajaid. Et otsuse tegemisel justkui sikutatakse, kisutakse erinevates suundades, et võib-olla antakse erinevat nõu või kuidagi muud moodi mõjutatakse mind. Ja siin see energia ütleb, et ka, et ta suleb silmad, et isegi kui nii kuu puhul kui selle mõõkade 2 puhul, et isegi kui mul ei ole kogu infot, mul ei ole kõiki vastuseid, siis ma proovin usaldada enda intuitsiooni, et kuidas mina tajun. Sest kui ma kuulan teisi, siis ma võin teha vale otsuse, mis tegelikult ei ole minu jaoks õige. Nüüd, kuidas sa tunned kala ennast, siis siin on sauade 7 ja sauade 7 näitab, et on väljakutseid, on toimetusi, on tegevust. Sauade 7 võib näidata, et olen positsioonil vahel, mis kellelegi ei meeldi. Aga sauade 7 näitab ka seda, et ma ei tunne ennast alati väga enesekindlalt. Ja see ütleb, et seisa enda eest, seisa enda väärtuste eest, enda tõekspidamiste eest. Natukene kaitses olek, võib-olla ka piiride seadmine teatud asjades, et siit üle ei lähe. Sauade 7 võib küll tunduda, et siin on palju väljakutseid, võib olla seotud koduga, väljakutsed võivad olla seotud lastega, et karikate 6 võib olla seotud eksidega, võib olla seotud vanematega, sest siin on keegi, kellega meil on ühised mälestused, ühised kogemused, nostalgiline energia. Sauade 7 kutsub enda eest seisma, olema visa, olema pühendunud ja kuidagi selle enese usu. Sauade 7 võib jätta mulje, sul võib tekkida tunne, et mu jalgealune on kõikuv ja ma ei ole väga enesekindel. Sauade 7 ütleb, sinu positsioon on parem, kui sa ise tajud. Et sa tegelikult oled justkui kõrgemal ja sa tuled toime kõigi nende väljakutsetega, mis sind siin nügivad. Et isegi kui nad korraga tulevad, siis sinu positsioon on nii hea, et sa tuled toime nii selle kui selle väljakutsega. Nüüd keskkond on kuidagi ka ärev, et kuidagi see väline mõju on ka siin selline ärev, sest see on selline lõksu, nagu millega osas nagu lõksus. Et mõõkade 8 puhul tegelikult on selline tunne, et kus on need miksid. Miks see keskkond mind niimoodi mõjutab, miks just minuga, miks keegi ei aita mind siit välja, miks. Et kuidagi olukord, kus nagu võin sattuda puntrasse või on keegi minu lähedastest kuidagi väga puntras ja võib-olla näeb asju negatiivsemas valguses. Ja siit on vaja selgus, siit tuleb ka selgus. Just kui on situatsioon kuidagi väline, mis ei lase edasi, mõjutajad,
hästi kinnine energia, kus ainult negatiivsust tuleb, siis siin on läbimurde energia minu jaoks. mõõkade äss on mingi selgus. Et võib-olla situatsioon, mis on tundunud selline lõksus, väljapääsmatu, siis siin tuleb selgus. mõõkade äss tuleb peale ja see on võidukas energia, justkui uus uks on avanemas, mingi toob kaasa sellise uute ideede, uute suundade tulva. Võime saada selgust ka asjadest, mis tundusid võib-olla võimatu lahendada, selline ärevaks tekitav, et siit küll abi ei ole loota, vaid siin kuidagi mingid asjad lahenevad hästi selgelt, kuidagi hästi klaar energia, kus ma täpselt näen, kuidas, ja ma tunnen sellist, ma suudan täiesti eristada, mis on õige, mis on vale, et miks ma varem pole mõistnud, kui lihtne see tegelikult on. Et ma justkui võib tulla uusi mõtteid, nagu kardinaalseid pöördeid, mis muudavad kuidagi olukorra palju lihtsamaks ja klaarimaks situatsioonis, mis tundus täiesti võimatu lahendada. Ja seal sellise nõuande hoiatuse positsioonil on karikate 9 ja karikate 9 kutsub tähistama tegelikult ja rõõmustama. Ja see on soovide täitumise energia, kus on selline tänulikkus, võib-olla kingituste energia ja rahulolu tunne, edu tunne, tunnustuse vastuvõtmine, naudingute energiat, justkui naudi, korja üles kõik rõõmus, mis sinu teele satub. Et selline nõuanne on siin, oska elust mõnu tunda. Müntide kuninganna on siin praktilise energia kõrval lahti, selline hoolitsev, justkui väga hoolitsev kodune energia, praktiline meel, võib-olla äritaju, vastutulelik, lahke energia. Ja siis on selline, et lase ennast lõdvestu, lõõgastu, naudi selliseid hetki, naudi rõõmu, luba endale midagi. Et selline on selline nõuande positsioon. Karikate 2 on nagu tulemus, mis on ootamas. Ja karikate 2 puhul on tegemist siis sellise valmisolekuga nagu liiduna jätkama, et selline, ma soovin kasvada, areneda partnerluses, et hästi oluline on mingisugused sidemed, mingisugune ühtsuse jõud. Kuidagi luuakse selline sügav hingeline võib-olla suhe, vastastikune mõju on siin hästi tugev. Et võib olla romantiline suhe, ei pea olema, võib näidata sõprust, äripartnerlust, mõnda liitu sellist. Kuidagi see energia voolab siin osapoolte vahel. Justkui ma olen kellegiga sünkroonis, me mõtleme ühtemoodi, me saavutame midagi. Et selline rõõmus ja rikastav kogemus, et hea selline koostöö kellegiga ja see on just kuidagi südamega asjad. Mõõkade poiss on siin teadmiste vajadus. See on sellise värske potentsiaaliga energia, kus mõõkade poiss alles otsib lahendusi, ta on väga uljas, uudishimulik, natuke rahutu energia, kus ma juba tahaksin teada, kuidas see hakkab minema, ma alles õpin, ma alles kogen, ma alles nagu minus on selline teadmisvajadus, kus minus on selline janu selle teadmiste info järele, kuidas see liit või kuidas see energia hakkab koos liikuma. See võib olla, et ma saan mingi info, sõnumid, arutelud, ideede põrgatamisi võib siin olla. Et isegi vanad ideaalid võivad puruneda ja midagi uut võib täiesti kaladel siin tekkimas olla. Siin on ka poisi puhul siin ambitsioonikust, et ma tahan midagi saavutada, ma olen valmis õppima, kogema, leidma väljapääsu, leidma lahendusi, et ma alles õpin, et see ei ole nagu, ma ei ole jõudnud sihini, vaid siin on midagi uut ja põnevat. Aga sellised sõnumid kalad teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!